Nagu ka härra minister mainis, siis Eesti Arstiteadusüliõpilaste seltsi visioon ja unistus on, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis. Kui me nüüd mõtleme, kuidas meil tulevik välja näeb, selles, kuidas meie rahvastik pigem vananeb, kuidas ressursse paistab jäävad isegi vähemaks, siis tekib tõsine küsimus, kuidas üldse see võimalikuks saab. Et samal ajal jääb meil kõike vähemaks, aga inimesed muutuvad õnnelikumaks ja tervemaks. Ja kahtlemata üks suund, kuhu poole me vaatame, on see, mida suudavad IT-lahendused teha, et meditsiini muuta efektiivsemaks. Meie järgmine esineja, doktor Madis Tiik, on lisaks enam kui 10 aastale Eesti Perearstide Seltsi juhatuses olnud väga oluline panustaja meditsiinialaste infosüsteemide arengusse Eestis. Seejuures on ta olnud juures perearstide nõuandetelefoni loomisel ning tutvustanud ka erinevaid telekonsultatsiooni lahendusi Eestis. Lisaks on ta ka olnud Eesti e-tervise sihtasutuse tegevjuht aastast 2005–2011, nüüd väga pikka aega. Ning tema resümee tegelikult ulatub veel väga pikalt edasi sellest punktist. Kas muidu süsteemid on saanud üles seatud? Igal juhul selge on see, kuulates nii tema kolleege nii Eestis kui välismaal, et doktor Madis Tiigil on väga selge visioon, kuidas Eesti peaks liikuma edasi oma meditsiinilahendustega ning ma loodan, et ta siis jagab seda täna teiega. Aitäh ja mul on hea meel kolleegide ees esineda, eriti noorema põlvkonna kolleegide ees, kes tegelikult peaksid neid visioone, mida ma teile tutvustan, ellu viima. Ja võib-olla natukene enda taustast, noorem põlvkond võib-olla mind ei tea nii hästi, siin mõned pildid ka minu ühest hobist, ultrajooksust, pildid on Sahara kõrbest. Mis ma teinud olen viimased aastad, lisaks sellele, et ma tegelikult ka tegevarstina Vormsi saarel väga palju kaugtööna, kuid siiski vahest ka koha peal käin ja perearstitööd teen, siis minu põhirõhk viimased 4 aastat on olnud Soome Innovatsioonifondi vanemkonsultandina töötamine ja siin mõned projektid, mida ma olen käivitanud ja osalenud, on ära toodud ja nendega tegelen ka edasi nii virtuaalkliiniku kui ka tervishoiu rahastamisega. Soomes on praegu käimas väga oluline debatt ja tervishoiusüsteem ja rahastamine, kogu töökorraldus muudetakse väga radikaalselt ja mul on hea meel olla seal osaline läbi Soome Innovatsioonifondi, kes on selline katalüsaator tervishoiu valdkonnas käivitaja ja uute ideede tooja ja minu roll ongi võib-olla neid ideid seal genereerida. Millest ma räägin laiemalt nendest trendidest, mis maailmas mulle viimastel aastatel silma on jäänud. Võib-olla minu esimesed slaidid panite tähele, et eelmise aasta ma veetsin USA's San Diegos doktor Erik Topoli tiimis, kes on üks enim tsiteerituid e-tervise gurusid maailmas. Ja käisin väga paljudel konverentsidel, kus võib-olla ka uusi ja nutikaid asju enda jaoks leidsin. Ehk siis me teame kõik, et tervishoiuteenuste turg kasvab ja see kasvab mitmel põhjusel. Siin ma toon välja ühe põhjuse, millest võib-olla vähem on räägitud, aga mis on välja toodud viimastel aastatel just või viimasel aastal, on see, et tegelikult kui me vaatame globaalselt, siis terviseteenuste turule on sisenemas 5 miljardit uut klienti. Ja seda tänu mobiiltehnoloogia arengule ja mobiiltehnoloogia areng on võimaldanud piirkondades, kus varem ei ole olnud mingisugust infrastruktuuri, hakata tarbima teenuseid. Teine, mida me ka teame, on globaalne rahvastiku kasv ja läbi selle suurenenud nõudlus tervishoiuteenuste järgi.
ja ka tervishoiukulud vastavalt on siis kasvamas. Ja eks see on ka Eesti ja eriti väikeste riikide probleem, kuidas nendega toime tulla. Nüüd, kui me vaatame mobiiltehnoloogia võimaldajana ja vaatame seda maailma, kuidas ta on, siis see mobiiltehnoloogia levik on teinud siin mõned Skandinaavia maad ja Eesti näiteks. Kui me vaatame, et Eestis on mobiiltelefonide penetratsioon, ehk siis tegelikult siin mõeldakse siis inimestele kasutada olevaid SIM-kaarte, ehk siis kui see on üle 100, siis tähendab, et ühel inimesel on rohkem kui 2 SIM-kaarti kasutusel, eks. Ja kui me vaatame siis näiteks Keenia ja Tansaania, kes on väga arenenud Aafrika riigid just mobiilteenuste osas, näiteks 60% nende sisemaisest koguproduktist liigub läbi mobiilmaksete, kõik teenused või rahateenused on viidud mobiilteenusteks ja samamoodi Malaisia ja Brasiilia, kus me näeme, et tegelikult rohkem kui isegi Skandinaavia maades on nii-öelda nende SIM-kaartide kasutamine, et igal inimesel ja seadmel on see SIM-kaart olemas. Ja paraku nendes maades, kui me võtame kas või Brasiilia, siis tegelikult tervishoiuteenuse kättesaadavus ei ole hea, Aafrikast rääkimata. Ja siin on väga suur lahknevus, et ühest küljest tehnoloogia on olemas, teisest küljest ei ole tegelikult professionaalne, ei ole tegelikult arste, ei ole seda infrastruktuuri, kes siis tervishoiuteenust nii-öelda e-teenusena neile pakuks. Ja siin on just nendes arengumaades on see kasv võib-olla järgmisel kümnendil kõige suurem. E-visiit on väga kiiresti tõusev valdkond, tehnoloogia on läinud väga lihtsaks, väga odavaks ja selliseid nii-öelda kaugkonsultatsioone pakkuvaid firmaid läbi erineva äriskeemide on erinevaid, ka Eestis on netiarst, Soomes Midoc on väga laialt levinud nüüd Euroopasse ja tooksin siin näiteks ühe näite, kuidas see ärimudel töötab, näiteks Babylon Health Suurbritannias. Nendel on tööl 100 arsti ja kogu aeg võtavad inimesi juurde ja tavalisel inimesel on võimalik teha endale nii-öelda selle tervise teenuse pakkuja juures konto ja tal on võimalik saada piiramatul arvul perearsti konsultatsioone hinnaga 7,5 eurot kuus. E-konsultatsioon ehk siis e-visiite. Mõned teised teenusepakkujad on läinud teistmoodi ärimudeliga, et nad ei palka arste, vaid arstid on nii-öelda vabal turul ja kes tahab siis vabal hetkel võtab mõne e-konsultatsiooni ja see keskkond rohkem vahendab, ehk netiarsti tööpõhimõte on selline. Mis siis selle e-visiidi majanduslik efektiivsus võiks olla, on seda mõneti ka uuritud ja kuna väga palju selliseid startup'e lahendusi on teiselt poolt ookeani, siis ka siin mõned näited nendest. Ehk siis siin tegelikult on tegelikult sellise perearsti nõuande telefoni taolise teenuse hinda arvutatud ja võrreldud siis näiteks valvetuppa või valvearstile pöördumise hinnaga ja see kokkuhoid on tegelikult märkimisväärne. Teine küsimus, mis alati nii-öelda kerkib, on see, et aga hea küll, et meil on tehnoloogia ja meil on tehnoloogilised võimalused olemas, aga et kuidas need inimesed siis selle vastu võtavad ja olen üritanud siia slaidide peale tuua selliseid suuremaid ja väiksemaid uuringuid, mida ma olen leidnud, mis näitavad tegelikult seda, et väga suur osa tänasest põlvkonnast, kes juba on nii-öelda
kirjaoskajad on väga suure protsendiga valmis terviseteenuseid ise tarbima ja olema ka ise aktiivsemad osalised. Me oleme uurinud ka näiteks Soomes seda situatsiooni ja võib-olla siin ministrile üks selline vihje, mis aitaks seda probleemi lahendada, ka neid tema tõstatatud probleeme nii narkomaanide kui alkoholi ja vaimsete häirete puhul, on see, et tegelikult meil on tehtud päris palju uuringuid, kus on leitud, et need samad inimesed, kes tegelikult on niinimetatud tervishoiuteenuse suurtarbijad, on samal ajal ka sotsiaalteenuste suurtarbijad. Ja mõned riigid on juba aastaid, mõned juba aastakümneid kasutanud sellist mudelit, kus tegelikult perearst, pereõde ja sotsiaaltöötaja moodustavad meeskonna ja kogu see nii-öelda näiteks ühe riigina võin tuua Põhja-Iirimaa, kes ehitas just ka Euroopa Liidu rahadega uued tervisekeskused kogu riigis, 60 või 70 tükki neid, 8 miljardit, kui ma ei eksi, läks see kogu maksma, väga uhked keskused. Ja sotsiaaltöötajad, perearstid on ühes inforuumis, nad jagavad ühist tervisekaarti, nendel on ligipääs mõlemal samale infole ja nad töötavad ühe meeskonnana. Ja samasugust suunda on võtmas Iirimaa, Sotimaa ja veel mõned riigid just nimelt viia kokku sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamine ühele infrastruktuurile, ühisesse inforuumi, sellepärast, et tegelikult me näeme, et tihtipeale ei ole see lahendus mitte meditsiiniabi, vaid hoopiski sotsiaalne probleem, mis on vaja lahendada. Ja ma näen ka ja on ka praktilisi näiteid, kus riigi tasandil see on õnnestunud ja tegelikult nüüd teised riigid mõtlevad samamoodi ja seda me nüüd uue selle tervishoiureformiga Soomes ka üritame mingil määral teha. Kuidas arstid on valmis selle muutuseks? USA's 80% arstidest arvab, et järgmise 4-5 aasta jooksul dramaatiliselt muutub nende töökorraldus tänu virtuaalteenustele. Sama usuvad Hispaania arstid ja Kanada arstid, et nii-öelda mobiilsed töövahendid on möödapääsmatud ja tulevikuarsti tööpäevast võib-olla suur osa möödub virtuaalruumis, mitte füüsilises kontaktis patsiendiga. Mis annab sellest aluseks on ka see, et tegelikult maailma mastaabis IT-gigandid on läinud liikvele ja on asunud tervishoiuteenuseid osutama. Nii Apple, Google kui ka Amazon on mõned näited, Samsung, kes on tugevalt panustanud just nimelt tervishoidu. Ja siin ma pean silmas tervist laiema mõistena, mitte arstiabi, vaid tervist kui terviklikku inimese heaolu seisundit. Teine selline huvitav kontseptsioon, mida ma olen ise loonud ja mida me oleme ka Soomes piloteerinud. Te nägite, virtuaalkliinik oli Hämeenlinnas piloteeritud selline väiksemas mahus ja nüüd läheb kogu Soomes käiku. Virtuaalkliinik on selline teenus, kus inimene saab alustada oma tervisega seotud probleemi lahendamist virtuaalkeskkonnas. Selle eelduseks on see, et inimesel või sellel teenusel on õigus pääseda ligi inimese terviseandmetele. See sisaldab nutikaid algoritme, mis võimalikult täpselt üritavad selle hetkeprobleemi olemusse tungida, sümptomite ja kaebuste väljaselgitamisega tegeleda. Ja kui see info on kokku pandud, ehk siis inimesest on tekkinud teatud ettekujutus
siis seda infot on võimalik siis saata erinevatele analüütilistele töövahenditele ja kasutada tehisintellekti, mis siis annaks vastuseid ja võimalusi ja erinevaid riskikalkulaatoreid, mis siis uuesti tõlgitakse tagasi nii-öelda inimesele arusaadavasse vormi ja antakse talle mingeid soovitusi. Sellised süsteemid on täna poolautomaatsetena ja nii-öelda, et mingil hetkel tuleb ikkagi inimene sinna otsuse tegija juurde ehk siis tegemise juurde ja annab siis nii-öelda oma allkirja, et jah, see tehisintellekti kogutud informatsioon on relevantne ja oluline ja sellega võib edasi minna. Kuid IBM on välja töötanud sellise superarvuti, mida Watsoniks kutsutakse või ta tegelikult töötab ka teistes elualades, aga tervishoius on neil väga tugev fookus ja on juba paari ala peale nad väga usinasti jõudnud selle nii-öelda iseõppiva arvuti välja õpetada ja eeskätt onkoloogia, neonatoloogia on sellised valdkonnad, kus nii-öelda Watson teeb juba suure osa sellest eeltööst ära, mida varem tegi arst oma nii-öelda teadmistega ja annab siis erinevad lahendused. Watson on võimeline lugema teksti, aru saama radioloogilistest piltidest ja kõikidest erinevatest multimeediavahenditest. Kahjuks hetkel veel ainult inglise keeles, aga küsimus on lihtsalt ajas, millal ka teistes keeltes ja millal see tuleb. Ma lähen nädala pärast nendega lähemalt kohtuma, olen paaril seminaril käinud, aga nüüd meil on plaanis selline paaripäevane kohtumine süvitsi minna, et kuidas me võiksime Soome tervishoius rakendada nende teadmisi just nimelt selle virtuaalkliiniku ehk siis selle informatsiooni kogumise ja töötlemise faasis. Ja ma oma ettekande lõpus tulen selle juurde tagasi, et miks see on ülioluline. Aga selline on siis virtuaalkliinik. Ja virtuaalkliinikul võib olla ka nii-öelda füüsilisi väljundeid ehk võib olla selline iseteeninduskiosk. Siin üleval on üks selline variant näha, see kahjuks läks USA-s pankrotti, natukene olid liiga ahned, aga ilus näeb välja ja inimene läheb sisse, tal on videokonverentsi võimalus seal, tal on seadmed seal ja ma räägin ka teistest tehnoloogiatest, mis sinna ruumi on võimalik paigutada. Tehnoloogia ja seadmed on teinud tohutu revolutsiooni ja täna me võime öelda, et peaaegu enamusel meist on taskus meditsiiniseade. Kas see on ühe või teise tootja oma, ühel on suuremad võimalused, teisel on väiksemad võimalused. Siin on toodud välja väike loetelu nendest seadmetest, mis otseselt on iPhone'i rakendused või väikesed lisaseadmed, millega on võimalik siis täiustada seda nutitelefoni. Ja ma ei hakkaks pikalt neid lahti seletama, võib-olla näiteks mõne lihtsama näite tooksin teile spiromeeter. Ei ole enam kobakas suur, kuhu puhutakse forsseeritud sisse ja saadakse tulemus, vaid selleks kasutatakse iPhone'i mikrofoni. Puhutakse samamoodi, juhendatakse, kuidas tuleb puhuda, forsseeritud väljahingamine ja selle heli salvestise põhjal analüüsitakse ja tulemus on sama, mis spiromeetriga erinevus kliinilistes uuringutes on alla 5%. Mõned nendest on prototüübi faasis, millel ei ole veel tootja nime taga, enamus on tegelikult juba kaubanduses saadavad. Näiteks, kui me toome välja sellise eelmisel leheküljel näidatud selle nii-öelda, siin on iClinic, üks niisugune rakendus, siis üks osa sellest on lisaks sellele, et iPhone'is
on võimalik niimoodi lihtsalt nägemist kontrollida, eks, erinevate suurustega, erineva fontidega, ehk siis saada nägemist teravusest ülevaade. Selle sama aparaadiga ilma mingite lisaseadmetega kasutades vastavaid algoritme ja kasutatakse iPhone'i kaamerat, on võimalik silmapõhja pildistada. See on võimalik siis töödelda automaatselt pilveteenusena, eks see laetakse, eks iPhone on siis see vahelüli seal. Ja seda on nüüd üsna laialt kasutatud Aafrikas ja kindlasti laieneb selliste teenuste kasutamine just nimelt arenenud arenguriikides plahvatuslikult lähiaastatel. Mõned veel sellised seadmed, mis on siin, on stetoskoop, selline pisikene seade. Ema saab oma lapse kopsutoone või südametoone kuulata, salvestada, teda saab juhendada ja ta saab siis vastused. Või siis selliseks koduanalüütikaks mõeldud uriinianalüsaator, mis siis sisaldab väikest uriini nii-öelda anumat, kus siis edasi see läheb siis sinna test nendele ribadele põhimõtteliselt. Sellest siis tehakse iPhone'iga pilt, laetakse see ülesse ja saadakse siis vastus. Nüüd üks väga huvitav tehnoloogia, millest ilmselt te kõik olete juba kuulnud, on Proteuse Digital Healthi välja töötatud tehnoloogia, kus siis tabletti on pandud mikrokiip. See aktiveerub siis mao soolhappe mõjul ja annab siis väikese impulsi sellele kõhu peal olevale plaastrile. See omakorda siis saadab selle plaastrilt tulnud signaali edasi siis telefoni teel pilveteenusesse ja see tähendab seda, et see tablett on jõudnud makku, ehk see inimene on selle võtnud. Kui mõtleme nüüd näiteks ravisid, kus võtame kas või tuberkuloosi otseselt kontrollitav ravi, eks, kus tegelikult peab olema meditsiinitöötaja kõrval, kes jälgib, et inimene need ravid võtab ja 1,5 aastat, siis selline lahendus vähendaks oluliselt selle ravi maksumust, kuna see inimene on nii-öelda kontrollitav kaugteel. Samuti ravimid, paljud onkoloogilised ja reumaatilised ravimid, mida võetakse väga konkreetse ja täpse skeemi järgi, meeldetuletus inimesele, et nüüd on aeg võtta, ei ole alati piisav ja see tagasiside on teinekord vajalik. Ta on saanud kõik need legaalsed toimingud tehtud ja juba kasutatakse ja nende arendamine on edasi läinud, et järgmine versioon sellest mikrokiibist on võimeline ka inimese biosignaale mõõtma sel ajal, kui ta läbi söögitoru makku ja peensoolde jõuab, happe tasakaale, temperatuure, erinevaid biosignaale ja kõike neid edastama. Nii et need asjad on kõik olemas, need on tööl ja siin on tegelikult terve pikk loetelu, et praktiliselt iga valdkonna kohta on olemas mingisugused sensorid, biosignaalide mõõtmise vahendid, need süsteemid töötavad, need on üha lihtsamad, üha integreeritumad ja tõenäoliselt lähikümnendi jooksul võib-olla maailmasse jääbki 3-4 sellist suuremat nii-öelda kanalit, mille külge siis kõik need seadmete tootjad oma integratsioonid teevad, ehk siis Apple näiteks ja Samsung Androidi maailmas. Ja tegelikult nende leiutajatel ja seadmetegijatel on vaja lihtsalt valida, et millisesse ökosüsteemi ta selle oma seadme ehitab. Me teame ka seda, et tervist mõjutavad tegelikult lisaks arstiabile väga paljud muud faktorid. Kahjuks me oleme seda aastakümneid ignoreerinud ja ma juhuksin tähelepanu geneetikast räägib professor Metspalu lähemalt, aga ma räägiksin just sellest nii-öelda inimese enda käes olevast, ehk siis elustiilist. Me teame, et elustiiliga on võimalik vältida ligi 80% kardiovaskulaarsetest haigutest, peaaegu kuni 90% teist tüüpi diabeedist, väga suur osa erinevatest vähkidest ja seda kõike me teame. Paraku me seda ei kasuta, seda teadmist.
Ja miks me seda ei kasuta, võib-olla üheks põhjuseks on ka see, et tegelikult seda informatsiooni juba täna on niivõrd palju, et kui me vaatame siin Erik Topoli esitatud sellist uut visiooni inimese nii-öelda geoinfosüsteemist, mida te teate kaardi maailmas, kui te olete kaartidega kursis, võib kihtide kaupa vaadata, et kust lähevad torud ja kus on tee ja kus on pinnas ja kus on arheoloogilised leiud ja nii edasi, siis samamoodi me võime vaadata inimese seda informatsiooni väga erinevate kihtidena, hakkame kõige välimisest peale, see on tegelikult meie sotsiaalne kiht, ehk siis kui palju me jagame ennast Facebooki ja sotsiaalmeediasse, milline on meie võrgustik. Füsioom on see, mida tegelikult arstiteadus kogub, eks meie mõõdetavad, kaalutavad olekud, siis anatoom on kõik pildimaterjal, kõik need biosignaalid, mis on võimalik kuidagi koguda, siis tuleb genoom, ehk siis meie geenid ilma RNA-ta ei tööta, need omakorda tähendavad siis seda, et tegelikult seal on valgudest tekivad metaboliidid, mis on aktiivsed. Samuti on meie sees, meie ümber tegelikult väga suur hulk mikroobe, viiruse, neid on tegelikult 9 korda rohkem kui inimese rakke. Kõik see mõjutab ka inimese tervist ja lõpuks on siis see keskkond, kus me elame, see keskkonnamõju. Ehk siis kõik need asjad kokku tegelikult moodustavad ühe inimese kohta umbes 10 terabaiti infot. Ja kui me võtame Eesti tervise infosüsteemi kogutud dokumentide kogumahu 6 aasta jooksul, siis see on 1 terabait. Ja see on see info hulk, mis me tegelikult on täna juba kasutatavaks ja siin me jõuame tegelikult vältimatult selle sama virtuaalkliiniku või tehisintellekti juurde, et me isegi parima tahtmise juures ei ole võimelised enam seda info hulka oma ajuga töötlema. Isegi superkompuutrid jäävad hätta ja tulevikus tegelikult ma arvan, et professor Metspalu pikemalt räägib selle slaidi mõtte lahti, aga ma toon siia ühe näite. Ma tahan öelda, et see on juba täna olemas. Mina olen teinud oma geenianalüüsid, ma tean ka oma farmakogeneetikat ja kui te vaatate seda algoritmi siin, mis on Ohios kasutusel, ehk siis inimesed tegelikult ühe ja sama probleemiga jagunevad tegelikult nii-öelda raviplaani mõttes 3 gruppi. Ühed inimesed on need, kelle läheb täpselt see tavaline ravijuhendite järgi kokkulepitud ravi ja 80% inimestest saavad sellega terveks ja kõik on väga hästi. Kuid 10% on sellised inimesed, kes on kas hüpo- või hüpermetaboliseerijad, neil ei ole mõnda tsütokroomisüsteemi maksas, mis ühte või teist ravimit lõhustab, kas vastavalt liiga kiiresti või liiga aeglaselt. Näiteks mina tean nüüd, et 10 tsütokroomisüsteemist, mida uuriti selle farmakogeneetilise paneeliga, mul on 2 süsteemi, kus ma olen nii-öelda metaboliseerija, mis tähendab seda, et kui ma võtan tavaannust ravimit, siis ma saan tõenäoliselt kõrvaltoimed. Eks ju, sest see kuhjub minus. Samas jälle, kui ma oleksin hüpermetaboliseerija, siis ma võin võtta ükskõik kui palju seda mingit toimet ei avada. Nüüd paljude onkoloogiliste ravimite puhul seda on juba uuritakse, on kliinikuid, kus näiteks vastsündinutel, kellel on tervisehäire, esimese uuringuna tehakse geenitestid ja hakatakse siis vaatama, et kas see läheb kuskile. Ja teatud seltskond on alati neid inimesi, kes on valmis võtma nii-öelda selle elustiili muutuse enda kanda ja saavad sellega oma tervise korda. Nii et tegelikult me peame kõiki neid arvestama ja see ongi see sõnum, mida ma tahan öelda noortele, et arsti roll tulevikus ei ole see, et on infopank ja teie teate kõike, vaid te peate oskama kasutada kõiki seda informatsiooni, mis maailmas on saadaval, tegema seda nutikalt, kasutama abivahendeid selleks ja mitte ära pelgama seda nii-öelda tehisintellekti või otsustustugede poolt pakutavaid soovitusi, sest tegelikult need põhinevad ka tõenduspõhistel soovitustel, need ei ole kuskilt niisama Google'ist otsitud, vaid see on kõik tõenduspõhine meditsiin, aga rakendage seda siis õigesti ja oma patsiendi hüvanguks. Aitäh! Suur tänu väga põneva ettekande eest. Me avame nüüd küsimustele, et kui kellelgi on mingi küsimus doktor Tiigile, siis
praegu oleks hea aeg seda teha. Ma võib-olla alustan, et te näitasite seal slaidi, et mida arvavad Hispaania arstid ja mida arvavad Kanada arstid, et kuidas siis e-tervise lahendused hakkavad mõjutama neid ja mis on nende suhtumine sellesse, aga mida arvavad Eesti arstid? Tõstke käsi, kes arvavad, et asi läheb nii. Teeme kohe uuringu. Et üks käsi tõusis, et arvab, et see läheb selles suunas. Ma ei tea. Teeme korral. Kes on seda meelt, et need trendid, mida ma näitasin, realiseeruvad Eestis lähema 10 aasta jooksul? No nii. Ma arvan, et üle poolte. Aga kes nagu käetõstetest on arstid? Suur osa on arstid, jah. Nii et ega neid uuringuid ei ole tehtud ja võib-olla on see ka, et me vahest mõtleme, et me peaksime igat asja siin Eestis ka katsetama ja uurima. Ma arvan niimoodi, et tegelikult ei pea, et me võime ikkagi vaadata, mis on mujal tehtud ja kohandada seda Eesti oludega. Me ei pea kõik ise leiutama, sest tegelikult kõik asjad, mida me tahame kasutada või võiksime kasutada, on maailmas leiutatud ja väga raske on millegi väga unikaalsega välja tulla. Nii et pigem soovitaksin silmad lahti mööda maailma ringi käia ja kuulata teiste kogemusi ja selle pealt teha oma järeldused. Seal taga on küsimus, mikrofon tuleb siis teie juurde. Soomes töötad sa üksinda või oleks meil võimalik veel inimesi saata, sest tundub, et seal on niisugune harukordne situatsioon, kus käib päris kõva diskussioon ja sellest oleks meil kõigile kasu, kui meil oleks rohkem seal inimesi. Kas sa mõtled, et sealt tuua eksperte siia või viia siit sinna? Viia sinna, et me saaksime õppida ja sealt siis vajalikku üle tuua. Jah, no ütleme niimoodi, et see tasand, kus mina töötan, me töötame nagu parlamendisaadikute valitsuse liikmetega, eks see kõige kõrgemal nagu poliitika tegemise tasandil, eks Sitra on lobiorganisatsioon tegelikult, eks. Ja pluss siis nii-öelda rahaliselt toetab erinevaid pilootprojekte, mis siis meie nii-öelda asju ja anname igasugused raporteid välja ja nii edasi. Loomulikult on iga selle teema, mida ma tõstatasin, selle on nii-öelda teemajuht, seal on suur meeskond, eks. Mina olen lihtsalt nii-öelda siukene, kes käib ühes tiimis ja teises tiimis ja viskab ideid välja ja siis vaatab, et need asjad lähevad õiges suunas, eks. Et iga see tiim on oma valdkonna nagu tippspetsialistid kokku kogutud, eks. Nii et see meeskond on väga lai. Ja see on puhtalt ainult Sitra nii-öelda juhitud, aga ka Soome tervishoiuministeerium väga praegu tihedalt teeb meiega koostööd genoomistrateegia näiteks, ehk personaalmeditsiinistrateegia tegime koos ja nüüd ka see nii-öelda rahastamise reform ehk tegelikult mõnes mõttes see, mis Eestis nagu juba üle 20 aasta tagasi, kus me teenuse osutajad ja nii-öelda maksjad viisime lahku, eks lõime haigekassa süsteemi, see tegelikult Soomes alles praegu hakkame seda looma, eks. Ja pearaha sisseviimine näiteks esmatasandile, kõik siuksed asjad, mis on tegelikult läbi proovitud asjad. Sealt tagant oli. Võtke mikrofon ka, et see ülekandesse ka kuuleks. Madis, ma tahtsin küsida, et kaugel Soome selle XT asjaga on? Soome XT on töös 18. novembrist eelmise aastast ja selle aasta jooksul viiakse kõik riigi põhiregistrid XT-le, sealhulgas ka nii-öelda oma kanda ehk siis tervise infosüsteemi patsiendiportaal ja järgmise aasta jooksul peaksid tulema siis väiksemad infosüsteemid ja praegu on menetluses seaduse muudatus, mis võimaldaks siis alates 1. juulist liituda ka erasektoril XT-ga. Nii et XT on täies purjes praegu. Ja loodame, et paari aasta pärast me näeme tegelikult seda suunda, et kui soomlased saavad oma süsteemi tööle, siis tekib meil tõesti Eesti-Soome vaheline ühine inforuum, kuna me oleme võimelised vahetama infot reaalselt. Mul on küsimus selle kohta, et te rääkisite, et visiidid koguvad järjest populaarsust, eriti USA-s. Aga minu küsimus on see, et kas on tehtud ka mingeid uuringuid vaatamaks, kas need e-visiidid, et nende kvaliteet on sama, mis näha patsienti reaalselt näost näkku, sest et arstid tihtipeale loevad ju asju välja sellest, mida nad näevad, mitte mis patsient neile ütleb. Ja, on ikka tehtud ja tegelikult kõige pikemad traditsioonid sellise
e-visiidi rakendamisel on Suurbritannias näiteks NHS Direct teenus, mille baasil või mille eeskujul me tegelikult Eestis perearsti nõuandetelefoni loime, siis nemad iga-aastaselt teevad auditeid ja nad võrdlevad siis erinevate nende nõuandekeskuste siis kvaliteeti, näiteks ka keskmise nõustamisaja pikkus on väga selgelt leitud, et on indikatsioon kvaliteediga, ehk siis kui see nõustamisaeg lüheneb alla teatud miinimumi, mis on muuseas 8 minutit, Eestis on see 2 minutit, siis on täheldatud, et nii-öelda haiglasse või kiirabi teenuse tarbimine nende inimeste hulgas suureneb. Ehk siis tegelikult on seda uuritud ja tehakse pidevalt ja loomulikult on see, et ka nende nõuandjate kasutuses on otsustustoe algoritmid ja tegelikult kvaliteetne nõustamisteenus eeldab, et sellel inimesel, kes neid küsimusi küsib või see veebilahendus, see virtuaalkliinik käiks mingisugust algoritmi puud mööda, ehk ta küsiks õigeid küsimusi ja vastavalt vastustele siis nii-öelda läheks see puu siis kuskil arusse, ehk siis ma ei tea ühtegi teist sellist teenust, kus tehakse teenust anonüümsena ja ei kasutata tehisintellekti seal taustana, eks, et selles suhtes on veel tükk arenguruumi. Aga kuna ajakava on tihe, siis me rohkem küsimusi võtta ei saa. Kas te jääte veel edasi? Ma jään lõunani kindlasti. Nii et saate doktor Tiigiga rääkida. Aga täname veel kord, et tulite meie konverentsile.